Elas kord suures rohelises metsas väike jänes nimega Joosep. Joosep oli väike, aga väga tark ja julge jänes, kes oli tuntud kogu metsas. Kõikidele metsloomadele meeldis Joosep, sest ta oli alati rõõmsameelne ja abivalmis. Kui keegi oli hädas või mõni probleem tuli lahendada, teadis Joosep alati, mida teha. Aga selles metsas elas ka keegi, kes ei olnud sugugi nii tore. See oli suur hall hunt nimega Uudo. Uudo oli metsa kõige hirmsam loom ja kõik kartsid teda. Ta liikus metsas ringi vaikselt ja salakavalalt, otsides loomi, keda ta saaks hirmutada või taga ajada. Ühel jahedal sügishommikul, kui lehed olid juba kuldseks värvunud ja päike paistis madalalt, kogunesid väikesed metsloomad suure tamme alla. Kõigil oli sama mure. Uudo oli jälle metsas ringi luusinud ja hirmutanud teisi loomi. Orav Liis rääkis hirmunult. Ma nägin teda eile, kui olin pähkleid korjamas. Ta peitis end puude vahel ja vaatas mind oma hirmsate silmadega. Ma arvasin, et nüüd on minu lõpp käes. Ja mina kuulsin, kuidas ta ulgus öösel, lisas rebane Reinu. See oli nii kõva ja hirmus, et ma ei suutnud terve öö magada. Kõik loomad olid väga mures ja hirmul. Aga Joosep, kes oli oma pisikeses urus porgandit närimas, kuulis neid jutte ja otsustas midagi ette võtta. See ei lähe nii, mõtles Joosep endamisi. Keegi peab Uudo peatama. Joosep teadis, et Uudo on suur ja hirmus, aga ta ei lasknud sellel end heidutada. Selle asemel hakkas ta mõtlema välja plaani. Kui ma olen piisavalt kaval, saan ma Uudo üle kavaldada, mõtles ta endamisi. Joosep otsustas minna Uudoga rääkima. Samal õhtul, kui päike hakkas loojuma ja mets muutus vaikseks, asus Joosep teele Uudo koopa poole. Teised loomad vaatasid teda hämmingus. Joosep, kas sa oled hulluks läinud? Hüüdis rebane Reinu. Sa ei tohi tema juurde minna, Uudo võib su kohe ära süüa. Aga Joosep naeratas rahulikult. Ma lähen ja vaatan, mis temaga teha saab. Ärge muretsege, ma tulen tagasi. Joosep hüppas edasi läbi metsa, möödudes suurtest puudest ja kõrgetest põõsastest, kuni jõudis lõpuks Uudo koopa juurde. Koopa ees oli vaikne, ainult vaevu võis kuulda, kuidas lehed kergelt krabisesid tuule käes. Joosep astus ettevaatlikult koopa ukse ette ja hüüdis. Uudo, kas sa oled kodus? Mõne hetke pärast tuli koopast välja suur ja hirmuäratav hall hunt Uudo. Tal oli paks kasukas ja hiilgavad silmad, mis särasid kui 2 tähte. Mis sa siin teed, väike jänes? Urises Uudo madalal häälel. Kas sa ei tea, et ma olen suur ja ohtlik hunt? Ma võiksin su kohe ära süüa. Aga Joosep ei lasknud end sellest hirmutada. Ta vaatas Uudole julgelt silma ja ütles. Ma tean, et sa oled ohtlik, Uudo, aga ma tulin sinuga rääkima. Ma arvan, et ma tean midagi, mis võiks sind huvitada. Uudo oli segaduses. Tavaliselt kõik loomad jooksid tema eest ära, aga see väike jänes ei näidanud vähimatki hirmu. Ahaa, ütles Uudo, kergitades oma halli kulmu. Ja mis see võiks olla, mis mind huvitaks? Joosep noogutas kavalalt ja ütles. Ma olen kuulnud, et sa tahad kogu metsa oma võimusesse saada. Sa tahaksid, et kõik loomad kardaksid sind ja jookseksid su eest, aga ma tean, kuidas sa võiksid saada kõikide loomadega hoopis sõpradeks. Sõpradeks, urises Uudo. Ma ei vaja sõpru. Ma tahan, et nad kardaksid mind. Aga kui kõik on su sõbrad, siis sa ei pea kedagi taga ajama. Sa saad nendega koos olla, mängida ja kas või koos toitu otsida. Kõik annavad sulle midagi head, sest nad hoolivad sinust, rääkis Joosep.
Uudo jäi mõttesse. Tal ei olnud kunagi varem sõpru olnud ja ta ei teadnud, mis tunne see on. Ta oli alati harjunud üksi olema, aga nüüd, kui Joosep seda mainis, tundus see idee talle korraga väga huvitav. Ja mis sa arvad, kuidas ma saaksin kõigiga sõpradeks? Küsis Uudo häbelikult. Joosep muigas ja ütles, ma korraldan homme suure koosoleku. Kõik metsloomad tulevad tamme alla kokku. Sa tuled ka ja räägid nendega. Kui sa näitad, et sa ei ole nii hirmus, kui nad arvavad, võib-olla nad võtavad su omaks. Uudo noogutas, kuigi ta oli endiselt kahtlev. Olgu, ma tulen kohale. Järgmisel päeval jooksis Joosep metsas ringi ja ütles kõigile loomadele, et nad peavad õhtuks suure tamme alla kogunema. Tuleb midagi väga tähtsat, ütles Joosep. Orav Liis, rebane Reinu ja Siilsammal ootasid juba põnevusega, mis juhtuma hakkab. Kui päev hakkas õhtusse veerema, kogunesid kõik loomad suure tamme alla. Seal olid jänesed, oravad, rebased ja isegi siilid. Kõik sosistasid omavahel, mis küll juhtuma hakkab. Siis, kui päike oli madalale vajunud ja õhk jahedamaks muutunud, ilmuski välja Uudo. Tema sammud olid suured ja rasked, aga tema pilk oli rahulikum kui tavaliselt. Loomad vaikisid ja tõmbusid kartlikult eemale, kui hunt lähenes. Joosep hüppas julgelt Uudo kõrvale ja ütles kõva häälega. Ärge kartke, mina kutsusin Uudo siia, sest tal on teile midagi öelda. Uudo vaatas kõiki loomi ja isegi natuke kartis. Ta ei olnud kunagi loomadega sõbralikult rääkinud, aga nüüd oli aeg proovida. Ma olen olnud väga kuri, alustas ta aeglaselt. Ja ma olen teid hirmutanud. Aga Joosep ütles, et kui me kõik oleksime sõbrad, oleks mets palju toredam koht. Orav Liis piilus oma sabatupsu tagant ja küsis hirmunult. Sõbrad? Aga kas sa ei taha meid enam taga ajada? Uudo raputas pead. Ei taha, ütles ta. Ma tahan olla parem, kui te lubate. Loomad vaatasid üksteisele otsa. See oli väga imelik ja ootamatu. Hunt, kes oli alati olnud metsas kõige suurem ja hirmuäratav loom, soovis nüüd olla nendega sõber. On see üldse võimalik? Aga siis astus rebane Reinu sammu ette ja ütles. Kui Joosep usub, et Uudo võib muutuda, siis usun mina ka. Teised loomad noogutasid. Me usaldame Joosepit, hüüdsid nad. Kui tema ütleb, et Uudo saab olla hea, siis olgu nii. Ja nii juhtuski, et sellest päevast alates sai Uudo loomadega sõpradeks. Ta ei ajanud enam kedagi taga ega hirmutanud. Selle asemel käis ta metsas ringi ja aitas teisi loomi. Kui orav Liisil oli vaja pähkleid koguda või rebane Reinu vajas abi talvevarude kogumisel, oli Uudo kohe valmis aitama. Joosep oli rahul. Ta teadis, et isegi kõige hirmutavam loom võib muutuda, kui talle anda võimalus. Metsas valitses taas rahu ja rõõm. Kõik loomad hakkasid tasapisi Uudoga sõbraks saama, sest nad nägid, et ta oli tõesti muutunud. Uudo ei olnud enam kuri ega ohtlik. Ta oli sõbralik ja abivalmis ning isegi mängis teiste loomadega, mida keegi ei oleks osanud varem ette kujutada. Ühel päeval tuli jänes Joosep Uudo juurde. Sa tead, Uudo, ütles Joosep, mul on hea meel, et sa oled otsustanud olla meie sõber. Ma teadsin alati, et sa oled südames hea, aga sul oli vaja seda endale ka tõestada. Uudo noogutas ja vaatas Joosepile tänulikult otsa. Tänu sinule, Joosep. Ma mõistsin, et hirmutamine ja kurjus ei tee mind õnnelikuks. Ma arvasin, et loomad kardavad mind ja see on hea, aga nüüd saan aru, et sõprade olemasolu on palju toredam. Mulle meeldib, kui loomad tulevad minu juurde ja me saame koos midagi toredat teha. Joosep naeratas ja patsutas Uudo suurt käppa. Sõprus teebki südame soojaks ja talv tundub palju lühem,
kui meil on, kellega koos aega veeta.